Tere! Tšau, Evelin, tore, et sul on kaamera sees, siis ma tunnesin ennast täitsa üksinkuna. Ja tundub, et täna on väga vähe kuulajaid, sest ilmselt kõik on imelise ilmaga õues, nii nagu minu lapsed praegult. Ma loodan, kõikidel on hästi läinud. Kätrin on tuttav, Heia on tuttav. Tore, Kätrin, tšau. Väga kihvt, kui te panete kaamera sisse, siis ma ka näen teid. Aga vaatame, kaua täna läheb. Mõned huvitavad küsimused olid. Ma võtan kohe enda siit listi lahti. Kus see nüüd saab kadus mul eest ära? Olen ilusti kuulda, on ja? Aga hea, aitäh, Evelin, et sa märku andsid. Nii, oli siuke küsimus, et palun looduslikku, aga tõhusa pesuvahendi soovitust. Plekid ei taha kuidagi maha tulla. Ilmselgelt siis riiete pesuks. Looduslik ja tõhus pesuvahend. Looduslikku, ma ei tea, kui looduslikku keegi mõtleb, on ja, et kui mina varem ise tegin pesuvahendit, ehk siis ma tegin kontsentraadi, mida ma siis lahjendasin, siis selles mõttes see toimis väga hästi, et mis on tegelikult minu arvates ikkagi nagu pesuvahendi eesmärk on see, et ta ei eemalda plekke, vaid ta peseb sul selle pesu nagu sellest halvast lõhnast ja igist ja sellisest kergemast mustusest lahti, aga ikkagi plekkide eemaldamiseks on tarvilik kasutada pleki eemaldajat ja mida mina kasutan, varem kasutasin kogu aeg Flora, siis seda sappiga pleki eemaldusvahendit, mis on see kollane pudel ja mina olen seda ostnud siis vist äkki Selverist on see, tal on ühesõnaga harjased küljes. Nüüd ma nägin, et Maier on samasuguse tootega välja tulnud millalgi, ma polnud enne nagu näinud, aga selles mõttes sama põhimõttega pudel on, kus on harjased üleval. Ma ei ole seda ise katsetanud, ma ei tea, aga kuna ma praegult ise doktor Beckmanni asju katsetan, siis on mul hetkel käsil selle testimine, nii et ka sellel firmal on täpselt samasuguse põhimõttega pleki eemaldi olemas. Mis nüüd on nendest kõige võib-olla looduslikum või nii-öelda öko, siis ma eeldan, et see sapiga äkki, aga ma ei ole kindel, sest ma ei ole mingi keemiat, ma väga hästi ei tea, nii-öelda, mis seal sees on ja pakendi pealt võib ju kõike lugeda, et kas seal ka sees see kõik on, ei tea. Aga mis ka väga hästi on toiminud, ongi see sama Flora sapi seep, mida ma ka siis olen kasutanud plekkide eemaldamiseks, aga ühesõnaga, mis iganes plekk on, siis jumala eest ärge seda enne pesumasinasse pange, kui te olete pleki saanud käsitsi välja nagu küüritud, sest et kui sa paned selle juba masinasse ja kui selleks nagu pleki eemaldajaks ei ole, mitte et ma üldse halvasti mõtlen, aga vaanis, mis nagu võtab absoluutselt kõik, peaks vähemalt võtma maha, siis ärge ta niisama sinna masinasse pange lihtsalt selle pleki eemaldiga lihtsalt üle astuda niimoodi, et reaalselt töödelge see plekk välja, sest kui te panete ta masinasse ja panete niimoodi 40+ kraadiga tööle masina, siis mida kõrgem temperatuur, seda rohkem see plekk sinna kanga sisse kiudude vahele jääb ja järgmine kord ilmselgelt seda maha ei saa. Mul on nii paljud kirjutanud, et kuule, mul on selline plekk, et pesin ära, maha ei tule. Et kuidas ma maha saan? Siis ma ütlen, ma arvan, et 90% sa ei saagi seda nagu maha, kui just, et sa ei kasuta mingit X vahendit. Aga mina ise nagu isegi ei usu, et see mingi X vahend, mis on võib-olla kallis ja ongi mingi totaalne keemia, et ei pruugi seda maha võtta. Võib alati proovida, kui tegemist on ju väga mingi hinnalise või kalli asjaga või enda jaoks väärtusliku asjaga, aga see ei pruugi seda plekki ikkagi ära võtta. Aga proovida võid, kui nagu julged, et võib-olla ka see suur keemia võib hoopiski kas värvi muuta või ma ei kujuta ette, ta võib kõike teha, et oleneb ka ju kangast ja sellest plekist, mis seal on. Aga üks ime, mis ma kunagi avastasin, siis ma mõtlesin, et see peab olema lihtsalt keemia, et see ei ole nagu võimalik. Oligi just see sama vaanis, et selles mõttes, hea lollikindel, sa tead, et sa saad pleki välja üldjuhul on ja ma ei ole veel, ma pole seda nii palju kasutanud, et ma saaks öelda, et näed, et mingit plekki ei võta välja või midagi kindlasti võtab. Aga ükskord ma proovisin, kui mu lapsed olid väiksed, siis minu meelest poja selle kas pluusi peal või oli see podi peal, olid mustikaplekid
et ta sõi nagu mustikaid ja valge podi oli, või siuke heledam podi, oli mustikaplekke täis ja siis ma katsetasin, panin lihtsalt seda vanishit sinna peale, ehk siis seesama, mis on nagu ka selles pudelis, roosa pudelini nagu ikka, et vedelal kujul panin sinna peale ja jätsin lihtsalt seisma. Ja siis, kui ma läksin tagasi, ma ei tea, mingi pool tundi äkki seisis või, ja siis ma avastasin, kuidas see võimalik on, et absoluutselt nagu mitte ühtegi plekki ei olnud, nagu kõik see oli, see keel oli nagu vahule läinud ja õrnalt oli siis siuke sinakas, et see plekk oli sealt ise lihtsalt välja, et ma ei pidanud nagu üldse vaevagi nägema ja see plekk oli sealt välja tulnud. Küll, aga siis ma mõtlesin, et issand jumal, et ma pesen selle küll ära ja pärast nagu tahaks panna pojale vastu ihu, onja, et see küll, et siin ilmselgelt sinna sisse jäävad ained. Nii nagu ma mõtlen alati selle peale, et kui inimesed mitte üldse ei ole halva pärast, aga see on minu kuidagi mõttemaailm, et kui inimesed pesevad veeriga nõusid, siis kui mitu korda tuleks seda taldrikut puhastada või nagu loputada, et võtta ka see keemia sealt taldriku pealt ära, mida me nagu siis sisse sööme. Või tegelikult see on ükskõik millega, kui kas või ma ei tea, panni pesed või pesed pliiti või puhastad mingi keemiaga, et tegelikult see mingis osas jääb ikkagi see keemia sinna pliidi peale, kui sa paned sinna panni peale ja kuumutad, et kuidagi need aurud ikka võivad sinna toidu sisse nagu minna. Aga see on täiesti igaühe enda valik, kuidas keegi mingid vahendid kasutab. Et täiesti vaba valik. Nii Heia kirjutab chatis, et sidrunhappe pluss keedukuum vesi, marjaplekid kaovad. No võt, hea lihtne. Ühesõnaga looduslik pleki eemaldaja. Sidrunhappe pluss vesi, kuum vesi. Väga hea, Heia, aitäh, et jagasid. Kas on mingi kindel plekk, mida välja võtab või oled sa täitsa, on midagi, mida näiteks välja ei ole võtnud sul, kui sa oled katsetanud, sa võid seda ka märku anda. Ja, aga hästi palju neid plekkide eemaldamiseks just küsitakse, et mis aitab. Ja kuna siin see suvine periood on tulemas, siis jagan seda kogemust, et näiteks kui on valged jalanõud, siis just selle Flora pleki eemaldus siis selle keeliga, mis on selle harjastega tuubi sees. Et sellega olen mina saanud kõik valged tossud ilusti puhtaks, et ühesõnaga võtan lihtsalt, teen papu märjaks ja lihtsalt selle harjasega ja selle vahendiga küürin nii-öelda vastu seda kangast ja pigem selles mõttes ikkagi sellised riidest tossud, mida on hea lihtsalt puhastada, et teen sellega üle. Ja kui see laine on peal, siis viskan pesumasinasse madala kuumusega lühema programmiga, pesen need läbi ja nagu uued, et kui ma ükskord mõtlesin õele, et kuule, anna mulle enda mingid kallid jalanõud, mingi firma, ma mäletan, Nike või Adi ja et anna ma katsetan, siis ta oli siuke, et okei, ma usaldan sind ja tegin ära ja siis ta oli mingi, vau, kuidas sa tegid, mul on vaja seda vahendit. Aga ma tean, et paljud ei julge üldse masinas jalanõuska pesta, et mitte, aga on ka olemas neid ettevõtteid, kes siis teevad seda pesu, et saad ka saata nii-öelda sellega pakiautomaadiga sinna puhastusse ja pärast veel tagasi. Aga kindlasti soovitan kõikvõimalikke või kõiki asju, mis teil on hinnalised, nagu ostusumma mõttes hinnalised, kas need on riided või jalanõud või kotid, viige puhastusse. Et ma siin Tallinnas ka kohe ütlen teile, mis koht oli see, kes on iganes Tallinnas. Mis see oli? Kentmani 6 on selline üks, Kentmani 6 on üks keemiline puhastus, kus puhastatakse käekotte. Nii et kui sul on mingi kallim käekott ja vajab sees puhastust või väljas puhastust, siis mina viisin sinna 3 kotti, 3 tükki kokku oli äkki 110 eurot. Et on mingi 35 eurot kott on ja saad ilusti puhtaks pestud ja käsitsi hooldatud koti tagasi. Et kellel on, siis mõelge selle peale, et ärge ise asju masinasse lihtsalt visake ja ära lihtsalt ärge peske, et igaks 10 jookseb. Mina viisin näiteks eile või oli see eile vist, viisin enda talveparka keemilisse, et lasta ta lihtsalt puhtaks teha, tuleb välja, panen riidest koti sisse ja rippu enda garderoobi uut hooaega ootama. Ja sama nüüd plaanin teha küll koduste vahenditega, aga kõik need jäänud, mis jäävad nüüd seisma, uut hooaega ootama, et teen puhtaks, teen kaitsevahendiga üle ja siis mul on seal koridoris
garderoobi nagu üleval on need IKEA sellised ka riidest karbid, mille sees ma asju jalanõust hoiustan, et jäävad ka sinna seisma ja uut hooaega ootama, et väga hea on niimoodi hooaja lõpus tehke enda asjad korda. Ja Heia kirjutas, et mustika kisselliplekid tulevad kenasti maha, marjaplekkide korral olen kasutanud. Okei, aitäh sulle, Heia. Äkki kellelegi on kasulik info, sidunappe pluss keedu kuum vesi marjaplekkide vastu. Nii, siis oli küsimus, kui kellelgi on veel mingi hea plekieemaldusnipp, siis jagage või mingi vahend, mida keegi kasutab, et nagu ma alati ütlen, korrastamise puhul ei ole ühte ainuõiget viisi, vaid on see viis, mis toimib teie jaoks. Seega, kui keegi kas või kasutab mingit nii-öelda hullu keemiat või mis iganes vahendit, siis andke märku, et alati suure häda korral inimesed katsetavad kõike. Nii, küsimus oli, palju sa ise pesutriigid? Siin mingi aeg jagasin enda Instagramis, et ma suht lapin asjad kohe pärast kuivamist kokku ja niimoodi ma ka teen, sest ma mingil hetkel sain aru, et pesutriikimine on üks tohutult mõttetu töö. Kui mul poeg sündis, siis ma olin see perfect housewife, kes triikis absoluutselt kõike, isegi sokke. Mul lihtsalt meeldis, kuidagi tundus, see oli nagu rahuldust pakkuv ka tegevus, et ma tean, et ma saan enda pesud ära triikida, ma saan nagu sirgeks ilusti, kuidagi mulle meeldis see tegevus ja ma tegin seda. Ja siis ühel hetkel ma otsustasin, et ei, kõik, ma enam ei tee seda, et nii-öelda mõttetu aja raiskamine ja kuidagi tuli selline tunne. Ja praegult siis on asi sealmaal, et ainukesed asjad, mida ma triigin, ja siis ütleme niimoodi, vahepeal oli see periood, kus ma muid asju ei triikinud ja ma triiksin voodipesusid. Sest et jube hea on ju minna voodisse, kui sul on triigitud pesu ja sirge aga siis ma hakkasin tegema korrastamisega ja õppides ära KonMari meetodi, kus siis sa kätega triigid seda pesu, nii-öelda triigid, jutumärkides, nii-öelda siis silud, siis ma otsustasin, et ma isegi ei hakka enam nii-öelda raiskama või kulutama aega voodipesu triikimisele. Ja mida ma nüüd selle voodipesuga teen, ongi siis sama asi, et kui ta on kuivanud, ma võtan ta, mina üldjuhul siis viskan nad üle enda korteri mingite vaheuste või väiksemate ruumide uste, sest nad on suhteliselt suured ja kuigi mul on pesumasin kuivati kodus, nüüd enne, kui majas elades mul oli eraldi pesumasin ja eraldi kuivati, siis ma kogu aeg kasutasin seda, et pesumasinas käis ära, läks kuivatisse, siis ma lappisin kokku. Aga nüüd kuigi mul on see 2-1 masin, siis ma kasutan ainult pesumasina funktsiooni, sest mulle tundub, et see kuivati funktsioon on totaalselt mõttetu, sest see kuivatab nii kaua. Ma eeldan ka, et ta võtab palju elektrit ja ühesõnaga protsess on nagu nii tüütult pikk. Seega mul on lihtsam see, et ma viskan ta üle ukse ja paar korda päevas siis nii-öelda vahetan seda poolt või et jälle rohkem ta nagu tuulduks ja kuivaks paremini ära. Et põhimõtteliselt ma juba õhtuks saan asjad kokku lappida. Ja ma enam voodipesus ikka ei triigi, vaid kui nad on kuivad, siis ma kätega silun ja voldin nad kokku ja panen ta kappi. Ainukesed asjad, mida ma siis triigin ja mul on olemas triikraud ja triiklaud, aga ainukesed asjad, mida ma triigin, on poja triiksärgid, mida on siis 1-2 ja neid me kasutame siis põhiliselt ainult, kui on mingi sünnipäevale minek. Seega suhteliselt arva, võib olla niimoodi kord kuus äkki, et siis ma nagu teda triigin ja siis mul on endal üks triiksärg ja üks selline triiksärgi moodi kleit. Ehk siis kokku on mul tegelikult ainult 3 asja, mida ma triigin. Ja see minu jaoks on nagu hea variant, et ma ostangi selliseid asju, näiteks nagu mul praegult on sellised trikotaažist ja sellised asjad, mida ma reaalselt ei pea triikima, et endal on lihtsam. Ja minu see süsteem triikimisel on ka tegelikult see, et kui mul tulebki need 3 asja näiteks pesust ja kuivamast, siis ma tegelikult nad lihtsalt panen sinna triikraua kõrvale, on siis need suured paksi kapid elutoas ja mul on seal all on triikraud, kui kõrval siis ma panen need triikimist vajavad riided ja kui mul ongi kõik need 3 seal olemas, siis ma lihtsalt mingi hetkel võtan või lambist ka vahepeal võtan ja mõtlen, et nüüd ma viitsin ja ma triigin ära. Sest ega ta ei võta palju aega, aga võta välja triikraud, võta välja see laud, pane ta püsti ja siis nagu tee see protsess ära, et ma arvan niimoodi 10-15 minutit ikka
Aga ma ei kujutaks ette ennast igapäevaselt triikimas, et see tundub nagu tülikas ja samas ongi hea, et ma ostangi selliseid riideid, mis väga triikimist ei vaja. Küll aga olen mõelnud selle aurutaja peale või selle aurutriikraua peale siis, aga enne tahaks katsetada ja proovida, kui läheksin ostma, et kui kellelgi on mingeid soovitusi, siis võite mulle saata enda masina või arvustuse selle kohta või mingid linke, et ma saan ise uurida. Aga praegult jah, mulle tundub, et selline triikimine, iganädalane triikimine ei ole minu jaoks, sest siin oli ka üks hea küsimus, mis läheb ka siia nii-öelda sellesse siis maailma, et kui palju ma midagi kodus teen, on ja küsimus oli, kui palju sa kulutad igapäevaselt aega kodu koristamisele või siis kui palju nädalas näiteks tundides kokku. Päris naljakas on tegelikult vastata, et suhteliselt minimaalselt hästi vähe. Ma enamjaolt koristan kord nädalas ja enamasti laupäeviti. Nüüd aga olen võtnud ka selle suuna, et teha see ära nii nagu kiirelt ja nädala sees. Ma arvan, et ma hakkaks seda edaspidi tegema reedeti ja siis minu jaoks siis nagu tööajast, et ma teeks selle ära niimoodi, et mul ei ole lapsi kodus ja ma tean, et mul on nädalavahetuseks siis kodu korras. Ja ma tunnen, et see on nagu parim viis, sest et siis ma ei stressa ka, laupäeval ärkan üles, laste kõrvalt koristan, et see tundub kuidagi selline mõnus, et ma saan vahetult enne nädalavahetust ära teha, sest näiteks nüüd ma täna tegingi, ma hommikul läksin sõbranna juurde, jõime kohvi, siis ma läksin koju mingi 10 paiku ja siis mõtlesin, okei, enne kui ma hakkan enda tööasju tegema, mis mul on veel vaja ära teha, kuna ma homme lähen reisile ja mind ei ole kodus niimoodi, ma tulen alles esmaspäeval tagasi, siis ma mõtlesin, et ma teen kiire koristuse ja reaalselt ma tegingi kiire koristuse ja see tähendab siis seda, et ma lihtsalt teen pinnad puhtaks, ma tõmban tonuimejaga põranda puhtaks, et ma ei näe üldse hullult palju vaeva. Ja kuna ma nüüd olen võtnud ka selle suuna, et korra kuus ma tahaksin kasutada koristaja teenust, siis ma ise peangi võimalikult minimaalselt tegema. Et ma ei raiska enda seda aega ära, mida ma saan pühenda siis mingi enda kas ettevõttega tegelemiseks, enda hobidega tegelemiseks, ma ei tea, sõbrannaga kas või aja veetmiseks või lastega aja veetmiseks. Et teil soovitan ka, kellel vähegi on võimalik ja kui te näete, et see on teie jaoks vajalik, et kasutage kõikvõimalikke teenuseid ja lahendusi, mis teevad teie elu lihtsamaks, kui teil on see võimalus. Et ma ise tunnen küll, et see, kui ma põhjalikult enda kodu koristaksin, võtab mul tegelikult nii palju aega ära ja samas see kuidagi tundub tüütu tegevus, sest ma tean, et ma sellel ajal tahaksin teha hoopis midagi muud, on ja. Et ma arvan, kokkuvõttes sellele küsimusele igapäevaselt kodu koristamisele. Ma arvan, et ma pühendan sest ma niikuinii käid, vahepeal tõmbad jälle köögilauda puhtaks või köögikappi, seda kappi pealselt, on ja. Ma arvan, mingi 15–30 minutit, sest et üldjuhul, mida ma ikkagi igapäevaselt teen, on enne kui ma lähen voodisse, siis ma teen elutoas, minu jaoks on ka see koristamine, et ma panengi padjad ilusti, teen väikse selle telektraua korda, eemaldan viiruki aluse pealt tolmuimejaga selle puru, mis sinna tekib ja vaatan, et mul ongi mingid tolmud nendelt pindadelt puhtad ja siis on see köögi tasapind, köögilaud. Need on nagu kohad, mis on igapäevaselt ja siis on ka see, et kas tolmuimejaga põrand või aeg-ajalt selle õlilapiga põrand puhtaks teha. Et see on selline igapäevane ja iganädalaselt ongi ka suhteliselt vähe kulutan koristamisele. Võib-olla mingi tund-poolteist on see, kui ma teen nagu tervele korterile tiiru peale üks kord nädalas. Aga see kõik oleneb nädalast ja seda enam, et kas ma olen nädala jooksul palju kodus või ma ei ole kodus. Et viimase ajal on kuidagi pigem lennus olnud see aeg, et ma arvan, et pärast koristaja käimist, mis mul oli siin paar nädalat tagasi, ma ei olegi väga põhjalikult enda korterit koristanud, nii et väga minimaalselt. Aga ma arvan, et see on ka see koristamise aeg väheneb, kui sa tead, et su kodu on korras, igal asjal on oma koht. Et kui minu jaoks ongi juba kodu korras siis, kui ma panen asjad õigetesse kohtadesse tagasi. Seega täna ka, kui ma jõudsin koju, ma pakkisin asjad lahti kottidest, mis mul olid ja
kas või lihtsalt see, ma panen köögi tasapinnalt asjad ära ja mul on ainult see pindade puhastamine, siis tegelikult käib see nagu siuh-säuh mööda minnes, et minu jaoks ei ole see üldse pikk aeg. Te võite chati kirjutada, kui palju te päevas näiteks koristada või kui te teete üks kord nädalas, palju te siis umbes aega kulutate. Üks naisterahvas, kes nüüd oli sellel korrastuskursusel, kes siin, teie ju 4 tükki ongi korrastuskursused, et ütles, et enne kulutas ju aega niimoodi, et kella 9 alustas ja kell 6 lõpetas ja nüüd siis kella 9 alustas ja kas 12:30 vist lõpetas või oli 12:30, et poole vähem on ju. Nüüd koristad, kui asjadel on oma õige koht. Nii, ma vaatan, mis veel. Siis oli küsimus nõudepesumasinas äädika kasutamise kohta, et kuidas nõudepesumasinas äädikat kasutada. Mina kasutan nõudepesumasinas äädikat siis selle loputusvedelikuna ja sest et selle loputusvedeliku eesmärk tegelikult on see, et nendele klaasidele ei jääks neid niresid, vähemalt minu loogika on see ja ühesõnaga, et ja kõik see nagu, ma hästi palju näen seda, kui on masin on puhastamata, nõudepesumasin, siis üks asi on see, et need toidujäätmed võivad jääda sinna nõude külge, aga teine asi on see, et nende nõudepesumasina tabletid ei lahustu ära ja jääb selline sade jääb igale poole, nagu liivane puru jääb, kas nende klaaside klaaside väljapoolse kumeruse peal näiteks või nõude tagaküljele kuidagi seisma sinna, jah, see nagu oleks nagu liivaterad või niimoodi. Ma ei tea küll, millest see tuleb, kas see on siis reaalselt tableti asi või on see ikkagi mingi puru, mis tuleb seal masina sees, mis on puhastamata. Aga ma arvan, kui nõudepesumasin on regulaarselt puhastatud, siis on tagatud tema nagu kindel töötamine ja nõud ei jää üldse mustad ja tegelikult võib täiesti nagu piisabki sellest, kui kasutada äädikat selle loputusvedelikuna. Mina saan öelda enda kogemused, kellel on jällegi vastu vaielda, et äädikas söövitab tihendeid, siis minul seda 10 aasta jooksul ei ole tekitanud mingit probleeme äädikas. Ükskõik, kus ma kasutan, samamoodi ma kasutan ju äädikat nende masinate puhastamisel ja siis nõudepesumasina puhastamisel ja pesumasina puhastamisel. Ja pesumasinal ma kasutan äädikat regulaarselt ka siis, kui ma pesen kas voodipesusid, käterätikuid või valget pesu. Et äädikas tapab baktereid ja valge pesu puhul ta siis säilitab seda valget värvi, et väga hea variant kasutada. Ja kasutan tavalist 30% äädikat ja ma ei lahjenda seda. Et kui ma pesen nõudepesumasinat, siis ma panen umbes, ma ei tea, kas pool kruusitäit või kruusitäie, oleneb, kui suur see kruus on mingi, ma arvan, mingi 150 milliliitrit panen ma nõudepesumasina puhastamisel äädikat masinasse. Täpsem õpetus on mul blogis olemas, kuidas ma seda teen. Siis pesumasina puhul samamoodi, kui kas ma puhastan teda või kui ma pesen täismasin, ütleme siis 6-8 kilo pesu, on siis see valge pesu või need käterätikud voodipesu, siis ma panen ka kuskil 100-150 milliliitrit seda tavalist 30% äädikat ja pesuvahendi siis sahtlisse. Ja samas pesu, olen nüüd, kuidas ma midagi kasutan, aga võib panna nii pesuvahendi sahtlisse, ehk kui sa oled pannud ära näiteks enda selle pesuaine, sa võid sinna lisada seda ja samas loputus sinna sahtlisse võib ka panna, ehk siis mida ta pärast töötleb ka läbi ja ei pea muretsema, et äädikas jääks riietele nagu lõhna poolest külge. Minul ei ole veel jäänud, tõesti peaks seda panema siis suhteliselt palju. Aga see kõik on see, et proovi ja katseta, sest meil kõikidel on ka erinev haistmis see tunnetus on ja et me kõik tunneme lõhnu erinevalt. Et mina näiteks tunnetan kohe ära, kui on pestud on ju persiliga, kui ma juba lähen alt kuskil kortermajas sisse, ma tunnen ära selle lõhna, et keegi on kuskil pestud persiliga, aga või samamoodi, et kui näiteks kui panen nõudepesumasinasse feeritableti, siis sealt ukse vahelt tuleb seda feerilõhna ja mulle see lihtsalt on nagu vastu karva, sest et mul hakkab kohe igalt poolt jooksma pisarad, nina hakkab vett jooksma ja mul lihtsalt ma ei kannata nende keemiate lõhna. Aga kes kannatavad, nende jaoks on jumala fine.
Kätrin kirjutab, et tal on sama, naabrid pesevad ja ma ukse taha jõuan, siis on õudus. Ja, et aga see ongi, et iga inimese see tunnetus ja see haistmismeel on erinev, et ma ükskord olin sõbranna juures, läksin pesema käsi kraanikaussi, panin tuppa enne, tulin tuppa, et enne kui lähed istud maha, pesed käed ära ja täiesti tavaline mingi unalõhnaline või mingi sihuke see keel oli, rohelist värvi muidugi ja see juba tekitas sellise, et oi, kas on lõhnaga või ei ole, tekitas natuke ärevaks ja kui ma olin ära pesnud pärast seda pool tundi, ma lihtsalt käisin ja nuuskasin, sest see lõhn oli nii jõhker, et mul kohe hakkab igalt poolt seda tatti jooksma, aga see on tüüpiline, see on minu puhul hästi tüüpiline ja sellepärast näiteks ma ise kasutangi, siis ma hakkasingi ise tegema neid asju. Kui ma tegin üldpuhastusvahendid ise, mida ma nüüd enam ei tee, sest see on mõttetu, siis ma teen pesuvahendid ise, nõudepesumasina tablette olen teinud ise, et kõikvõimalikke asju, mida ma olen saanud teha, ma olen teinud ise, kas või käteseepi. Aga nüüd, kui ma näiteks ei viitsi teha, siis pigem ongi see, et ma kasutan siis neid brände ja neid firmasid, mis mulle meeldivad, mis ei lõhna või mis ei lõhna nii palju, et näiteks kui ma enda pesuvahendit ei tee või ei kasuta, siis ma olen praegu kasutanud Dr. Bretmani neid pesulehtisi, mis on üli ja mugav kasutada ja hea doseerida ja pluss on see, et ma ei pea pesema seda pesuaine sahtlit, mis muutub ligaseks, kui sa kasutad keeli või pesupulbrit. Et see on suur pluss. Ja näed, kusjuures, kuigi nad õrnalt lõhnavad, siis mind üldse see lõhn ei häiri, see kuidagi ei tekita minus seda, et mul tekiks see allergia. Nõudepesuvahendi ja kätepesuseepi ma kasutan Good Point Chemicalsi oma, ehk siis nõudepesuvahend on nimega Shine ja käteseep, vedelseep on Daily Extra. See Daily Extra vist oli kerge sitruse lõhnaga, aga üldse mitte selline, mis mind häiriks, nii et mulle väga meeldib, minule sobib. Samamoodi ma kasutan seda tegelikult ka dušikeelina, et ma ei osta poest eraldi mingit dušikeeli. Küll aga intiimpesukeel on teistmoodi, mida ma kindlasti ostan ja kasutan, et see on see pH puhul just on vajalik minu jaoks. Ja neid, mul on ka see periood, kus ma katsetan igasuguseid asju ja seega ma katsetan hästi palju erinevaid nõudepesumasina tablette, et teada saada, millised toimivad, millised ei toimi. Nii et hetkel ma praegu ise nõudepesumasina tablette ei ole teinud, küll aga need, mis on minu blogis üleval, toimivad väga hästi koostöös äädikaga, mis oleks siis see loputusvahend. Seega, kes tahab ise teha, mingi katsetaga, väga hea teha. See on ka hea siuke lastega mässamise tegevus, et kuna see sidrunhappe ja nõudepesuvahend teevad siukse reaktsiooni, mis ühesõnaga hakkab mullitama või vahutama, siis lastele meeldib seda tavaliselt teha. Et saate katseta ja proovida, aga need nõudepesumasina tabletid minu jaoks on toiminud ilusti, aga tuleb jällegi võtta aega ja ise teha, nii nagu kas või pesukeeli valmistamisega. Aga kõik on võimalik teha suuremas koguses, kui sa oled ühe korra ära proovinud ja toimivad, siis tee suurem kogus ja ei pea tihti tegema. Kas keegi on ise midagi teinud? Ja tundub, et on hea variant olnud. Kätten kirjuta, mis nõudepesu tabletid hetkel parimad tunduvad. Kuna ma ostan hästi palju erinevaid, siis ma korra vaatan, kui ma saan lahti enda. Nüüd viimati tellisin Rimist. Korra vaatan, mida ma viimati tellisin, sealt need igastahes head ei ole. Sest ma kasutan ka erinevaid neid, mis oleks... Vaatame, kas ma saan siia sisse. Vaata, ma näen vist ju siit ka. Rimi äpist näen ju, kohe vaatame. Et ma katsetangi neid, mis on nii-öelda sooduses, et näha lihtsalt, kas see soodsam asi on ka hea, on ju. Vaatame, kas ma siit näen. Profiil. Ma ei tea, et siin ma näen enda varasemaid tellimusi. Ei näe. Ma pean kuskil maalt vaatama. Tellimused. Mis on hästi toiminud, on Maier. Ehk siis enamus nagu koopi märgistusega tooteid ja üldse nagu need, ütleme, mida Selverid ja Rimid, mis enda
et vaadake, kui te olete poes ja otsite mingit kindlat toodet, minge kõigepealt vaadake selle poe oma tootemärgistuse asju ja lugege sealt tagant, kes on need tootjad. Nad panevad selle peale Coopi mingi, mis ta on siis, vaata Coopil on ka eraldi, vist on üks on säästu või hüva või erinevad need nagu sarjad on, aga et vaadake, kes on selle nagu tootja, sest et paljud asjad ongi näiteks Maier teinud. Nii, vaatame, kas siin on. Ei, selles ei olnud. Vaatame nüüd tagasi korra. Millalgi alles tellisin selle. Aeglaselt läheb. Üks oli ühesõnaga mingi välismaa oma, mis ei olnud üldse hea. Et jätabki selle nagu, kuigi ma tean, et mul on ju masin puhas. Klerit All-in nõudepesumasina tabletid 140, ühesõnaga tüki hind on 11 senti, mõtlesin katsetan, aga ei ole üldse hea. Ja kusjuures katsetasin veel nii, et kasutasin Maieri nõudepesu loputusvahendit või seda loputusvahendit Maieri oma ja ei toimi. Aga võib-olla peaks nüüd proovima sellega, et just äädikaga, et võib-olla siis toimib paremini, et puhastab ilusti ära, aga ühesõnaga proovisin viimati neid. Ja ei kiida. Aga eks ikka lollikindel valik oleks alati see, mis ta nüüd on, finish, on ju. Et sellega veel pole probleem olnud, et ei toimiks. Aga eks see tüki hind ju mõjutab alati, või ostuhind alati mõjutab seda, et kas ostad või ei osta. Sest hind nagu ütleb alati kõik. Nii, võtame enda need küsimusi jällegi ette. Nii, et ma vaatan, kas on siin ka küsimusi. Ei ole. Võite märku anda, millega keegi üldse peseb. Nii, Katrin, räägi. Mina olen tegelikult proovin neid Lidli nõudepesu tablette. No need on siuksed nii ja naa. Kas nad on kõvad või on nad keeliga vedelikuga? Kõvad on. Aga üldiselt nagu nõud tunduvad, et on puhtad. Aga ma jäiksin jälle ka maitse küsimus, kellele kuidas on ju. Ma korra panen veel. Kas sa tead, palju maksab nagu tükind? Issa, mis see tükihind? No ta tuli ka seal kuskil, ma arvan, mingi 10 sendi kanti. Mitte ma ei usu, et rohkem oli. Ta oli ikka suht soodne. Ja see on 2 sorti, me oleme mõlemad kasutanud ja minust mõlemad nagu teevad nii-öelda oma töö ära. Aga ma panen kirja, siis ma katsetan. Ma pean varsti tegema mingi selle. 4 euriga oli väiksem pakk ja teine oli vist 5 euriga, midagi oli veits suurem pakk, midagi sukest. Ja vahepeal on neil mingid pakkumised ka. No võt väga hea. Ma siis katsetan. Ja, ma katsetan. Ma olen selline see testi ja mul praegult ongi tunnen, et ma erinevaid asju testin, siis on nagu hea vaadata, et varsti peaks üks suure analüüsi tegema. Kuigi ei saa ju midagi tohi maha teha ju avalikult ju. Aga see on minu arvamus. Et see minu arvamus ongi, et persiliga ei taha enda pesu pesta, on ju. Jube hais, mis sealt tuleb. Ja eks olegi see, et kui juba jääb mingi üks halb kogemus on, ega siis rohkem teist korda sinna kätt sinna juuri poole nagu ei taha, seda toote poole ei taha nagu tõsta, et seda osta. Eks see hind on nagu märkimisväärne, kas paned ikka ostma või ei pane. Aga ongi hea katsetada ja vaadata, aga kui ma näiteks ei ole ka viitsinud teha enda pesuainet, enne kui ma hakkasin neid pesulehtesid katsetama ja ostma ja proovima, siis ma ostsin Maieri keele. Et mulle meeldib, ma ostsin selle, mis oli selles nagu täitepakendis, et ma kallasin enda pakendis ümber. Et need mulle meeldisid ka, sest et nad ei haise, nad üldse ei lõhna ja teevad enda töö ilusti ära ja ma rõhutan veel kord, et pesuvahend ei ole see, mis plekki eemaldab, on ju. Üldjuhul ta plekki ei eemalda, vaid ta peseb su pesu lihtsalt ära, võtab ära lõhna ja kergemad need määrdumised. Nii, vaatame, mis mul veel oli. Siis oli küsimus ühelt inimeselt, kes siin samas istub. Pea puhastamine mõttetutest mõtetest, näiteks mingi häiriv ammune mälestuskild või muu seesugune. Kuidas puhastada ühesõnaga mõtteid? No see on iga inimese, ma arvan, enda lähenemine.
mida mina teen, ma arvan pigem see, et ei tohiks blokeerida mõtet, vaid tuleks see nagu kui sa tahad mingist mõttest vabaneda, siis lõplikult see nagu läbi ammutada enda peas ja lahti lasta. Et ma siin lähipäeval ka olen kuidagi mõelnud selle peale, et enne kui ma hakkasin näiteks teraapias käima, siis mingid suhted inimestega, mis mul olid, et ma mõtlesin kogu aeg mis asi see on, mis mul nagu tema vastu on, siis ma tundsin, et see on mingi viha. See on viha. Ja siis ma tundsin, et ühesõnaga ma pean nagu olema siuke, et mul on nagu no emotions. Et mul on ükstaskõik, kuidas ta käitub, mida ta ütleb või et ma ei suhtu sellesse, mis temaga toimub nagu halvasti. Ma arvan, et samamoodi peaks olema igasuguste mõtetega või mälestustega. Et mind näiteks just siin nädal aega tagasi hullult muserdas see, et tulid ilusad ilmad ja me istusime mu tuttava juures terrassi peal ja siis ma mõtlesin, et issand jumal, et aasta aega tagasi või natuke rohkem kui aasta aega tagasi oli mul endal ka maja, kus ma sain siis ilus ilma puhul minna õue ja lapsed jooksid, said oma mängumajas mängida, batuudi lüpata ja ma tundsin, kuidas nagu see mälestus tuleb tagasi ja see nagu ma arvan sobib siia sellesse küsimusse, et kuidas nagu seda puhastada, seda mõtet, siis ma mõtlesingi, et okei, mul ongi, nagu ma ükspäev jagasin enda Instagrami stories ka, et meil on alati valik. Sul on valik, kas on negatiivne või positiivne ja näiteks mul too päev oligi selline situatsioon või päev varem oli selline situatsioon, et ma mõtlesin, et ma olen hullult produktiivne, ma teen kõik asjad ära, mul on veel paar päeva jäänud reisini ja siis mul helistatakse lasteaiast, kuule, et Ellil on palavik ja siis ma mõtlesin, see palavik ei olnud väga kõrge, et õnneks midagi muud pole nagu hullu olnud, aga selle hetkel ma tundsin, et täiesti lõpp, et nüüd mul on valik, et Maria, sul on valik, kas sa oled nagu masenduses ja sa mõtled, nagu terve maailm on sinu vastu ja kõik on sinu õlul ja kukil on ja sa ei saa niikuinii mitte midagi tehtud, et hakkad nagu ennast maha tõmbama või siis sa mõtled nagu, et vahet ei ole ju, jumal, et mis siis sellest on nüüd, et maailm ei vaju kokku vaata sellest, et mul laps on mingi 37-4 palavik, see pole midagi hullu ka ja ma ei pea kuskile haiglasse jooksma. Ja siis ma lihtsalt alguses mul tõmbas täiega motivatsiooni maha ja kõik nagu ma olin juba nagu mustas masenduses omast arust ja siis ma mõtlesin, okei, Maria, sul on valik, kumb sa oled nüüd, positiivne või negatiivne ja siis ma otsustasin, ei, kõik on hästi, Elli on kodus, ma saan kõik enda asjad tehtud, ma otsustasin, ma olen nagu positiivne. Et ma arvan ka, et ükskõik mis mõte on või see, et kindlasti ei tohiks tunnet alla suruda ja et see asi tuleb läbi elada, võib-olla nutta, kui on see mingi negatiivne asi või mälestus. Töötad lihtsalt endas läbi, räägid läbi, paned kirja, kui tahad ja siis nagu lasedki lahti, et üks asi, mida ma ka räägin, et näiteks õhtu puhul, et kui sa lähed magama ja sa mõtled, mina lähen magama niimoodi, et mul uni tekiks, siis ma ei hakka mõtlema, mis mul järgmine päev toob, sest see ergastab minu meelt ja ma ei saa magada või ma ei saa magama jääda, ma ei uinu lihtsalt. Et mul juba ma ei saa hakata mõtlema, et nii, homme ma teen selle blogipostituse, teen Instagramis need asjad ja ma ei tea, veel suhtlen selle inimesega, tahan sellega koostööd teha. See paneb mind niimoodi käima, et ma lihtsalt ei uinugi. Ja siis ma hakkangi pigem seda päeva läbi käima ja kui ma tegelikult tean, et mingi hästi halb sündmus näiteks oli või mingi sündmus, mis mõjutas mind, siis ma lihtsalt mõtlengi, et nii, Maria, sa praegu mõtled selle läbi, siis nagu et esimese asjana, kui ma siis voodis lähen, et nii, töötle nüüd see protsess läbi, see mõte läbi, see sündmus, näiteks see kokkupuude või see mure koht on ja ma käin selle nagu üksi pulgi läbi ja kui vaja, siis käin teise korra veel, mõtlen kõik nagu nullist lõpuni läbi ja siis nii-öelda lasen lahti, et ma lähen magama, ma veel muidugi enne seda uinumist, ma pean ka mõtlema midagi head, et võib-olla siis on mingi tuleviku asi või mingi lihtsalt, mis tõmbab nagu positiivsel lainel tagasi ja et kui ma magan nagu ära, siis hommikul ma ärkan ja ma enam ei mõtle selle peale või kui ma järgmine päev või millalgi veel nagu mõtlen selle peale, siis pigem on see selline, et aga Maria, sa mõtlesid selle läbi, sul ei ole vaja rohkem selle asjaga tegeleda. Et ma arvan, et üks selline hea mõtetest puhastamine on see, et sa pead selle asja nagu 100% läbi enda sees töötlema, ära mõtlema, võib-olla kellelegi välja rääkima või kirja panema näiteks. Et mina olen ka nii palju asju pannud kirja, lihtsalt trükid sisse ja siis delete'id selle faili ära või kustutad ära. Et vähemalt sa oled saanud selle kirja panna või kas või ongi see, et loo endale kas või kuskile folder, kus sul on erinevad kirjad siuksed, et näiteks ma ei tea, päeva või 2 pärast ka loed läbi veel, ütled sellele mõttele tšau paka ja siis kustutad ära, et ta ei jääks pikemaks ajaks sulle sinna muidugi, aga ma olen hästi palju niimoodi teinud, võib-olla kellelegi kas või kirja kirjutamisega,
on üks sõbranna, kes on hästi palju rääkinud seda, et kui tal on klientidega mingeid kokkupuuted ja kus ta tahaks nagu lihtsalt lajatada sellele inimesele, siis ta kõigepealt kirjutab tühja meili, kus ta alustabki väga kurjade sõnadega ja lihtsalt elab ennast välja, kirjutab selle asja ära, siis kustutab selle ära ja siis hakkab nagu viisakalt kirjutama ja siis ütleb, et aga ma saan sellega nagu, see on nagu teraapia. Et kõigepealt ma nagu tahaks hullult halvasti öelda ja hullult kõik näkku lajatada ja siis on see professionaalsus, et pärast on see, nii ma töötas läbi, ma sain kõik nagu endast nagu välja ja nüüd ma kirjutan talle viisakalt ja niimoodi vastu, et see inimene ei tunne, et see on halvasti kirjutada. Aga väga hea variant lihtsalt endast asjad välja saada. Ja siis kindlasti tuleb ka vaadata, et selles kirja, kus iganes, kui sa kirjutad nagu enda mailboxis, et jumala eest see ei oleks nagu reply'na, sest äkki kui sa vajutad enter, siis see juba läheb ära. Et see tuleb teha. Nii Kätlin kirjutab, kui ma ärritun, siis ma teen pausi ja kohe ei vasta. Ja õige. Ja tegelikult ongi see, et kõik asjad, näiteks mul on ka mingi koostööpakkumised, kus tulevad, ükskõik nagu mis asjad või et nagu tegelikult tahaks kohe vastata, siis ma mõtlen siuke, et Maria, sa ei ole kogu aeg kättesaadav, sa ei pea kohe vastama, et nagu Kätlin kirjutab, et lasen asjal seedida, et hiljem on hoopis teine tunne just. Ja see on tegelikult kõikide asjadega, näiteks kas või see kõige lihtsam näide, et emotsiooni pealt lihtsalt ei tohi nagu otsustada või vastata. Ja kõige lihtsam näide on see, et kui sa leiad mingi asja poest, mida sa hullult tahad, siis pane see kinni, sleep on it ja siis vaata hommikul, kas sa ka siis tahad või näiteks 2 päeva pärast, et ei pea kohe otsustama, kui see tõesti ei ole see, et nii, ma nüüd, ma ei tea, homme sõidan siit linnast ära, ma rohkem ei saa, kui seda ei ole kuskil mujalt võimalik saada. Et pange asju kas või kinni ja pange kirjutage meil valmis, pange draftidesse ja lugege homme üle ja siis saatke ära. Et mitte kellelgi ei ole nii kiire, et need asjad ei põle ja kõige lihtsam ongi see, et te ei pea olema 24/7 kogu aeg kättesaadav. Minul on ka see teema, et ma ei vasta kohe, kui inimesed mulle kirjutavad. See on nagu see, et ma lihtsalt võib-olla isegi loen läbi, aga ma märgin endale mitte loetuks ja siis ma vastan kas homme, ülehomme, et selline 48 tundi on minu jaoks see kriitiline aeg siis, kus ma juba hakkan vastama, et inimesed ei peaks väga kaua ootama, aga ükskõik mis asjaga, et ärge kohe emotsiooni pealt vastake või üldse emotsiooni pealt ei tohiks palju asju teha, aga kuigi me ikka teeme, me oleme inimesed ja laps midagi halvasti teeb, kohe tahad käratada, aga siis on see, et sen, kõik on hästi, midagi ei ole halvasti. Aga me kõik õpime ja selleks ongi vahel hea küsida, et kuidas keegi teine teeks on ju. Ja muidugi pea nendest mõtetest puhtaks tegemiseks on ju kõiki erinevaid viise ka veel, just ongi see, ega see asjade läbi töötamine ongi see, et võtta endale aega ja mine, ma ei tea, jalutama, kuula mingit laulu ja siis mõtle selle najal, et mis iganes kellegi jaoks toimib, aga minu jaoks toimib jah see, et lihtsalt võtta kätte, kirjuta välja, räägi välja. Minu jaoks toimis väga hästi see, et üldse enda mälestuse ja näiteks lahkumineku või mingi ema teema või suhete teema üldse, et ma ise saaksin mõtetes selgusele, oligi teraapia. Ja kusjuures teraapia vorm on minu jaoks ju see on siiamaani, et psühholoog küsib mu käest küsimusi, mina leian need vastused, ütlen välja, tema peegeldab mulle ja siis ma saan aru, et ma ju ise leian need vastused, tema ju ei ütle, mis on õige, mis on vale. Kätrin veel kirjutab, mõtlesin ka eile, et mul on vaja kaupsi osturallilt spordiprille. Ma olin juba minemas ja siis tegin otsuse, et kui ma 5 korda regulaarselt rulliusutamas käinud olen, siis lähen ostan, et kui ma olen 5 korda rulliusutamas käinud, siis ma lähen ostan need, kus neid müüakse. Õige. See ongi see, muidu jäävad niikuinii seisma. Mõtled eile, kui Reimo rääkis digikorrastuskursusel sellest, et kui palju ostetakse neid tahvelarvutuid, mis jäävad seisma. Ja siis ma mõtlesin, mina kasutan ainult siis, kui lähen mingit esitlust tegema, aga neid on nagu olnud siiamaani suhteliselt vähe, sest et on ju koroona ja kõik asjad on läbi veebi. Et näiteks ka, kui ma käisin ühel inspiratsiooni hommikut, siis tegemas või motivatsiooni hommikut ja ka rääkimas digikorrastuskursusest, et siis mul oli tahvelarvuti kaasas, käes, jah, ma kasutasin, aga suhteliselt minimaalselt, siis ma mõtlesin, et okei, mille jaoks mul see on. Ja ma ei ole ka selline, kes annaks lastele sellega ju mängida, et mul on seal joonistusprogramm, et siis nad selle pliiatsiga seal joonistavad. Aga nüüd tuleb leida lihtsalt jällegi kasutust. Vahepeal kasutasin rohkem, aga nüüd kasutan jällegi vähem. Et tegelikult see ongi iga asjaga, mida te ka ostate või teete, mõelge 10 korda üle, kas on vaja samamoodi ka inimestele vastamisel. Ma vaatan, kas mul on siin veel mingeid küsimusi.
Mida ma saaksin vastata? Enamus on jah pesemise kohta olnud siin või nõudepesumasina puhastamise kohta. Et selle kohta mul on plaan varsti ka teha mingi kiire siuke reels, kuigi mul on olemas nõudepesumasina puhastamise video YouTube'is, et kes veel ei tea, siis kodulehekülje peal on siuke rubriik üleval nagu blogi ja sealt leiab igasuguseid erinevaid blogipostitusi, mida ma olen siin varasemalt aastate jooksul usinalt vorpinud. Nii et sealt leiab igasugust huvitavat materjali. Aga tundub, et tänaseks ongi kõik. Kui kellelgi on mingi küsimus, saate veel küsida või jagada miskit. Ma ise võtan lahti kalendri. Ma jagaks ühte huvitavat asja. Nii. Pleki eemaldusega seoses veel. Oli mul siin korrastuskursuse ajal üllatus, et kardinale olid rüngastest paljudesse kohtadesse tekkinud roosteplekid. Oma süü, ma ei hakka rääkima, see on väga pikk lugu. Ja siis ma võtsin prillitoosi nipiraamatu, hakkasin otsima, mida teha roosteplekiga, et kas see kardin on nüüd prügi. Ja seal soovitas, et võta sidrun, pane pott tulega, veega tulele ja siis selle veeauru kohal, selle kuumuse käes, siis töötle seda roostepleki sidruniga. Sidrunit mul kodus ei olnud. Ma võtsin sidrunhappe. See oli sõrmedele palju kuumem, selle sidruniga oleks nagu ohutum olnud. Ja tõepoolest ma sain kõikidest roosteplekkidest lahti. Et see oli nagu väga äge üllatus. Ja kusjuures see raamat on väga hea raamat. Ma olen ise sealt kunagi endal nippe võtnud. See prillitoosi nipiraamat. See on esimene või teine osa. Kumbast sa võtsid? Ma ei tea, mingi roosade kantega on. Roosade kantega on jah. Minu meelest see tuli teine osa ka veel millalgi välja veel. Aga see on väga hea raamat, kust erinevaid nippega saada. Nii et seda peaks täitsa reklaamima millalgi enda kuskil sotsiaalmeedias. Aga väga hea, et sa jagasid, nii et kel on roosteplekid, siis tuleb katsetada. Ja ka paljude osade plekide puhul, mis on ka riiete peal, olen mina saanud ka selle melamiinsvammiga nendest plekkidest lahti, nii et kellel on vajadus, siis saate katsetada. Nii, Katrin tahab ka veel jagada? Jagada ei taha, küsida tahan. Mul just praegu turgatas, et minul on näiteks probleem sellega, et mul on küll kodus pesukuivati eraldi, aga ma mingisuguseid riideid kõiki nagu seal ei kuivata, siis mul osad asjad on vahepeal radika peal, vahepeal on meil siin see kodus, sügisel on ju jaheta, me ei köeta, ja riided lähevad haisema, tuleb see niiskus hais juurde, pesen ma neid palju, ma neid pesen, see hais ei kao. Sa mõtlen nüüd siis, kas lihtsalt pesemisest või sellest kuivatiga, üleüldse nagu, et üleüldiselt nagu tuleb niiskus hais juurde, et see nagu pesu kuivab mingi hetk ära, hakkad selga panema, siis tunned seda niiskuse haisu ja siis ma pesen uuesti ja kuivatan kuivatis, aga see haiseb ikkagi, et ma ei saa seda välja sealt enam. Et kas on mingit asja, mis selle välja võtab või on prügikasti? Mul oli üks päev tuli ka meil sellise küsimusega, mis on suhtaolise kategooriasse läheb, et inimene, kes tegeleb igapäevaselt maadlusega ja et riided, mida ta peseb iga päev, kogu aeg on ja et probleem on selles, et see higihais ei lähe ära, et kuidas nagu sellest lahti saada. Muidugi, eks seal on ka jälle see, et jääb nagu süübimata mul sinna või teadmatus on, mis vahendiga sa pesed, mis kuumusega sa pesed, nagu kõik need asjad on. Aga minu esmane küsimus kohe tollel inimesel oli, et kas sa ka masinat pesed. Sest kui sa pesed, et selles mõttes, et olenemata sellest, et see probleem võib olla ka masinast. Ma ei tea, Katrin, kas sinu puhul võib olla see teema? Nii, mul on niimoodi, et ma kõik teised asjad, ma kõik pesen nagu koos, teiste riietel seda jama juures ei ole ja siis ongi näiteks mingi üks teesärk ja siis on mingi teine teesärk ja et kindlasti ei ole masinas asi ja ma pesen üldiselt oma riidid 40 kraadiga ja kas siis selle Maieri või Coopi pesukeeliga. Et ilma lõhnata pesukeel selles mõttes, et on see sensitiiv. See on huvitav, aga sa oled sa nagu uurinud ka, guugeldanud või midagi, mikis siukesi?
ei ole Ei ole. kuulanud. Aga no ilmselt ongi see, et see toas on see külm õhk või niiske õhk või mis iganes ja siis see asi kuivab siin võib-olla, ma ei tea, kui kaua ta kuivab. Üldiselt, kui radikad kuumad on, siis kuivavad need riided kiiresti, midagi ei juhtu, aga siis, kui no ongi need radikad on külmad, siis ma panen riide puu peale, ma riputan need riided siin kuradi mööda elamist laiali, on ju. Ja siis ikkagi see õhk on nii palju külm, et see niiskushais ikkagi tekib sinna juurde. Aga kui külm see on, siis ega see tavaline korterelamu? Ei ole nagu mingi tohutu külm selles mõttes, et meil on renoveeritud maja, aga no ikkagi sügisene see niiskus, vihma sajab väljas, aknaid väga lahti ei taha teha, sest ei köeta. No, ma ei kujuta ette, isegi talvel nüüd tekkis nagu nendele, kuigi ma ju radikad on kuumad ja ma kuivatan nende radikate peal ja ma ei saa aru, kust see tuleb. No mina näiteks üldse ei panekski radika peale vaata otseselt, mida ma olen ka nüüd on ju aasta aega elanud korteris, et see, mis ma tean natukene korterielu on ju, aga mul ei ole nagu sellist probleemi olnud. Ma ei tea, mul on ka tavaline tüüp see küttesüsteem on ju nagu ikka, aga ma panen selle pesuresti peale ja mul on, ütleme, niimoodi üks päev panen kuivama, järgmine päev saan juba ära võtta, et mul kuivavad suht ruttu ära, pole nagu probleemi olnud. Pigem on just see, et kui ma panen nad rõdule kuivama, rõdu on mul nagu selles kinni ehitatud on ju, aga seal pigem on äkki see, et jääb selline, kuna ta tekib nagu kasvuhoone põhimõtteliselt tekib sinna, et siis ma sinna panen alati ainult siis, kui tõesti õues on nagu soe. Et ma saan selle akna lahti teha, et ma niisama sinna kuivama, et seal lihtsalt kuivanud ära vaata. Et selles mõttes ma panen ikkagi tuppa. Vaata, Annele kirjutas ka, meil oli ka varasemalt enne remonti sama jama, kappides oli nii jahe ja niiske, et riietel oli plastiklõhn juures, aga mul läks see pesus ikkagi välja. No samas on ka see, et kas see aitab, ma ei tea. Proovi äkki kõrgemat temperatuuriga läbi pesta need esemeid, millal see lõhn juures on. Kui sa ütled, et ülejäänutele pole seda lõhna tekkinud, üks variant on spinningut ka proovida. Strippingut, mis asi strippingut? Mis asi on stripping? Nii, kelle poolt nüüd tuleb vastus, Annela? Võta ka mikrofon. Ja nii. Ühesõnaga, stripping on selline asi, kus sa paned nagu kõrgema temperatuuriga need asjad näiteks vanni likku ja vahetad seda vett siis nagu mitu korda. Seal peaks tegelikult nägema, et kui seal on nagu jäänud sinna kangesti kinni mingi mustus ja selline nagu midagi, mis tekitab haisu, see peab olema mingi mustus ja mingi asi, vaata, millest see hais nagu tekib, on ju. Et sa paned sinna vanni need asjad likku ja siis vahetad seda vett nagu mitu korda, et sa peaks esimest korda kohe nägema, et see vesi nagu läheb krõvedaks ja mustaks ära. Ja siis sa vahetadki seda vett nii mitu korda, kuni lõpuks see vesi läheb nagu puhtaks ja siis viskad need asjad veel korra masinasse ja pesed läbi. Google'is on, kui sa googeldad, sa leiad kindlasti nagu infot selle kohta. Just selle sõnad strippinguga või? Ja see peaks olema fabric stripping või midagi sellist. Ma võin meile sinna Messengeri chatiga panna, kui ma selle mingisuguse hea lingi üles leian. Okei, võt, ma sain targemaks, aitäh, Annele. Sa oled ikka see nipinurk, Aitäh sulle, Annele. No näed, üks variant on ju, mida proovida. Et jah, aga vaata on ka näiteks see variant, et tõesti, kui sa panedki kuskil, kellel on kappides ja niimoodi, et on mingid lõhnad, see on neid erinevaid, ma ei tea, lõhnakuule või asju, ma ei tea, proovige. Eeterlikud olid lihtsalt lõhnakuulde peale panna, et no, kas see annab teile midagi, aga ma tean, et paljud teevad. Lihtsalt on ka neid ju pesu mingeid ja ongi mingid pesu, mis või nagu silikoonist või sellest, et need kuulikesed, mis lõhnavad, mis peaksid midagi andma, aga ma ei tea, kas nad annavad, ma ei ole selline, kuna mulle see lõhn eriti ei meeldi, siis ma neid ei ole katsetanud. Aga mina sain ühe uue asja teada, ma panen selle endale kohe kirja ka. Stripping. Nii et ma tänan, ma sain targemaks. Väga hea, et ma kord kuus seda vestlust siin teen. Aga kui kellelgi on veel mingeid küsimusi, siis võite veel jagada. Näed, juba Annele jagas mingit linki. Ma kohe panen selle endale ümber, siis ma saan pärast lugeda.
Et ma tänan teie aja eest, et olite siin, kes on tuttavad, kes ei ole tuttavad. Ja ma veel enne suve teen veel ühe vestlusõhtu. Ma ei tea, kas nüüd juuni, juuli, august ilmselt jääb vahele, sest et siis ilmselt kõik on suvisel lainel, aga veel teeks ühe vestlusõhtu ja ma arvan, et see oleks 10. mail. See on nagu ikka kolmapäevane päev, panen kirja vestlusõhtu 10. mail kell 18:00 saate kirja panna ja enne tuleb ka kirja, et link on alati sama ja kes tahab, siis saab eelnevalt mulle mingeid küsimusi kirjutada või mingi murekohti, et siis saame jälle rääkida ja ma tohutult tänan, et võtsite sõna ja jagasite enda neid, mida on keegi katsetanud. Heia, et jagas meile nippi, kuidas roostest lahti saada. Annela jagas ka meile siin väga head ja kasulikku nippi. Loodame, et Katrin saab enda murest jagu. Nii et minge kõik katsetama ja kellel on vaja veel mingit lisainfot minult saada, siis kirjutage mulle. Ma vastan, nii et minge nautige ilusat ilma ja kellega näeme juba kursustel nädala pärast, kellega siis võib-olla 6 aja pärast vestlusõhtul, et aitäh, et te tulite ja minge olge mõnusad, nautige sooja ilma õues. Siin on Pärnus on vähemalt oli enne viimati 17 kraadi. Ma ei tea, kus kellelgi kui palju on kraade, aga minge nautige seda ilusat õhtut veel ja näeme siis, kui näeme igapäevaselt Instagramis. Nii et tšau! Tšau! Tšau, tšau! Tšau Soome! Tšau! Tšauka!